mul läks juba meelest ära, kuhu ma minna tahan. Tervist! Nagu näete, oleme seekord jälle isaga koos liiglemas mööda ürgmetsa, Eesti kõige vähem puudutud mets. Täna plaan on siis kala püüda järjekordselt, natuke chillida looduses ja koht, kuhu me täna lähme, on Lobi Neem järjekordselt. Üks minu lemmikkohti. Kohe nagu igatsus on peale tulnud, pole väga ammu käinud Lobis. Me lähme praegu vaatame kari peale, et ega seal ei ole võrkusid sees, et äkki saab loopida. Kes mäletab, siin käisime siis, kui ma ATV-ga sõitsin, sama koht. Katsusin seda palki veel ATV pealt. Näeb väga niisugune hirmu äratav välja. Ja kui ma õigesti mäletan, siin paremal pool tee ääres on kuskil kellegi trussikud vedelevad. Näe, ongi trussikud alles. Oh, ja siia on midagi juurde tekkinud. Vaata, kui ilusad trussikud. Ja nüüd me saame näeda auto kuradi ilukilp ka veel. See on ka pull koht. See on ka nagu värav. Juurde tulnud. Ei ole. No nii, kurat. Natuke tibutab täna. Meeldib on kohe jälle. Muideks, eelmine esmaspäev ma filmisin eile ja homme on ka plaanis filmida tegelikult. Käisime isaga eile Merikat jahtimas, on ju. Ja kui mu isa võttis endal kahlamispüksid jalast ära, siis avastas, et põlv oli ühe koha pealt märg, mis tähendab seda, et üks õmblus oli katki läinud ja lasi läbi. Ja mu isa ostis eile endale uued kahlamispüksid. Isa mõtles, et mul on ilusad püksid, hakkas ahtima mind. Ja me oleme ühesugused. Ja ostis sama fucking jaki ka, mis mul on seljas. Me oleme üks ühele peaaegu, sa hakkasid pidanud sama mütsi ostma, mis mul on. Põhimõtteliselt sama masti mehed. Ja ma mõtlesin seda, et ma unustasin põieka panna maha, et igaks juhuks vist peaks. Täna ma kasutan enda landiks T-Lursi, ma ei tea, mis selle nimi on, komposiitlant. Me läheme praegu Lobi Neeme tippu. Aini paps, mis sa piilud siin? Siin, mäletad, ma istusin ühe tutika õnge katki või? Jaa. Ostsime täiesti uue õnge, ma panin selle kiviserva vastu või kuskil, panin õnge, toetasin õnge sinna ja istusin peale täpselt, ei pannud tähele, kui ma õnge sinna panin. Ma ei teagi, siia samma visata sisse natukene. Kuule, ma lähen siit ette juba vaikselt. Terved ma vaatan, ma ei teadnud, kui kaamera ümber kohtus, ma ei tea palju videolindi peale jäi, mis ma püüdsin. Ma sain 5 kala ausalt, siis kui te ei vaadanud. Liiga suured olid, ma lasin sisse tagasi. Seal mingi 20 kilo juures, liha on liiga nätske juba. Võtame kohe ära selle siis, kurat. Tere. Kilekotid on kõige jubedamad asjad üldse mereloomade jaoks, või kile või mis iganes paska. Kes iganes te seal olete. Ärge loopige prügi. Te sõna otseses mõttes tapate loomi. Jälle jäi lant kinni. Jess, ma nüüd tegin mingi kõvema sõlme. Isa võtab niisugused halvad kohad. Ma ei saagi kuskile kõrvale minna. Siin on nagu eriti sitt kõndida. Tavaliselt see kari on nii palju veest väljas, et need viimased kivid, mis seal on, põhimõtteliselt saab nende kivideni kõndida. Praegu on ikka mega madal vesi. Mega. Upun ära nende kivide vahele siia. Vaata, kivid on libedad, muidu ei olekski probleemi. Siin olid nii sitad munakivid, ma ei saanud nagu heasse kohta viskama vaata. Nii suured libedad munakivid on sinna. Tavaliselt on kalda peal. Mis seal on? Nagu mingi tuli oleks minu poole suunatud. Kas midagi valget või mingi tuli oleks minu poole suunatud üks kahest? Isa chillib midagi, ei tea, kas joob teed või. Suits on ambus igastahes. Täna on jah, kuidagi vesi on ikka väga kõrge. Vaata, kui te näete siin servas niisugused munakivid, terve see praegu veealune siin kallas ongi niisugused munakive täis. No ausalt öeldes ei taha mitte ühegi sellise munakivi peale astuda, sest pärast on libe ja siis oled sa vees. Võtan sult jope seljast ära.
Üle pika aja saab kaamerat ka käes hoida, muidu on kogu aeg otsa ees see kaamera. Laine on olnud siiani ja kui sa arvestad, et veetase, mis praegu on meeter kõrgem, mis siis vahepeal on olnud 2 meetrit kõrgem, vahepeal on see hull olnud siis. Ilus ürgmets, väga mõnus miljöö. Eelmise nädala osas teie jaoks, seal ma rääkisin, et me lähme Aldoga Maltale. Ma plaanin iga päev enam-vähem filmida, et teeme niisuguse nii-öelda, kurat, see on veel vingem vaatepilt. Teeme niisuguse kultuurireisi nii-öelda, et mitte et selline, et lavame kuskil Egiptuse saala. Mulle ei meeldi niimoodi reisida. Ma olen selline inimene, kes tahab näha igasuguseid asju. See on ükskord elus, kus ma saaksin gimbalit kasutada, nagu katsetada ja kasutada, et muidu niisama, kui ma metsas olen, see gimbal ise on aku pealt ja nii edasi. No ühesõnaga, ma kirjutasin Instagrami, et äkki kellelgi on, kes saaks laenata mulle gimbalit, et oleks abi, et jällegi kui te tahate mind aidata, siis minge followige mind Instagramis. Siin all on link. Siin on ilus pilt @sten.river. Minge followige Instagramis. Kurat, siin on jälle ju mingi koht. Oh, üks tuttav meeldib. Kurat, ma pean siit pildi tegema. Kahju, et mu isa nii buumer on ja ise ei oska pilte teha. Vaata, võiks minust ka pilti teha salaja vahepeal. Kõige paremad pildid jäävad siis, kui sa ei tea, et keegi sind pildistab. Aga kuna ma ise olen kogu aeg see kaameramees, siis ma endast ühtegi head pilti tavaliselt ei saagi. Ja kui saan, siis ma pean mingi poosetama, mingi hapukoorre nägu tegema. Pole väga minu teema. Pane peakad! Kurat, ma ei ole siin kohas, siin rannas nagu käinud kunagi. Kahju on, et ei ole, seepärast see on päris vinge. See on ühe kalamehe paadid, kelle käest on võimalik punast soetada, müüb vahepeal Võsu grupis värsket kala. Enamus võsukad teavad teda. No siin on kõik, siia kui me lähme, siin ei ole mõtet püüdagi minu arust. Karujälg, siin on karujäljed, näed. Lähevad siin üks samm, teine samm. Peaks tegema ühe korraliku matkamise osa, kus lihtsalt terve osa on mingi matk punktist A punkti B. Tulime isaga siis niisugusesse luksusrestorani. Mis selle restorani nimi on? Kazanka. Kazanka restoran. Miks sellel niisugune imelik nimi on? No ongi tal niisugune nimi. Võtame ühe munavõileiva ka. Luksusvõileib minu poolt tehtud. Meil ei olnud piisavalt fooliumit, et nad korralikult fooliumi sisse panna, siis ma panin nagu kuidagi nad fooliumi vahele. See oli meil maksimum kogus fooliumit. Vaata. Nii. Kuuled või? Siin ju enam-vähem perfektne koht, kus raamatut lugeda suvel. Ma olen foorumitest lugenud, et enne kui sisse lähed, peaks kaldast viskama paar korda enne kui sisse lähed. Praegu ma juba jõudsin sisse minna natukene, aga ma üritan tavaliselt mitte väga laamendada sisse minnes, paar viset teha kaldast ja siis lähen edasi alles. Et äkki kala on siin samas kuskil paari meetri kaugusel rannast, et siis ta ei hirmuta ära teda nagu. Ma ei ole nüüd võtnud arvesse, et mitu korda ma kalal olen käinud merikat püüdmas, aga elu jooksul ma kujutan ette, et mingi kuskil 20 korda äkki ja ma ei ole ühtegi merikat kätte saanud veel, nagu selles suhtes. Ma ei ole isegi näinud oma silmaga, et keegi mul lähedal oleks merikat kätte saanud. Nagu öeldakse, et järjekindlus viib sihile. Minu eesmärk on niisama, nagu te teate, eks ole, kui te olete uus siin, võib-olla ei tea, minu eesmärk ei ole otseselt kala saada, minu eesmärk on nagu Eestimaa eri paikades chillida, neid eri paiku teile tutvustada, ringi käia, ise avastada Eestimaad, looduslikku poolt Eestimaast, nii edasi. Machetega, miks ma tegelikult machetet kasutan, on see, et ma pidin tegema võrdluse ka nagu tegelikult. Kirves versus machete. Machetega mulle tundub vähemalt, et ma saan madalamalt puid maha võtta. Ma pean nüüd katsetama mingi hea korraliku kirve võtma kaasa. Niisuguse, ütleme,
oksakirve. Sama suur kui machete, nagu suurem ei tohi olla nagu. Vaata kirvega on see, et sa lööd kuradi 5 korda, sul on võhm väljas juba. Ma räägin praegu figuratiivselt, aga machetega sa lööd 500 korda enne kui sul võhm välja läheb. Ja machetega on see, et sa lööd ühe käega, kui see üks käsi väsib ära, võtad teise käe ja siis teise käega saad ka ikka vehata, aga kirvest sa ühe käega ei tee mitte midagi, sa pead mõlema käega kinni võtma, palju rohkem energiat läheb, et ma ei tea, ma olen nagu sellisel arvamusel, et ma jaksan seal metsas kauem filmida ja teha, kui ma machetega teen neid asju. Ja machetega on nagu see, et ta ei võta üldse, ei põruta käsi ega midagi, saad vaikselt tok, 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 on ju. Nii, ja nüüd kõige, millest enamus inimesed ei saa aru, kõige tähtsam asi, miks ma machetega teen seda tööd, on see, et ma olen ühest silmast pime. Saage aru sellest. Machete tera on nii lai, et mul on väga lihtne ühe käega sihtida ja puule pihta saada. Saate aru sellest? Kui ma kirvega löön, ma ei suuda enda kaugust hinnata ja nagu niimoodi kuskile mingile toikale nagu niimoodi külje pealt pihta saada. Ma löön mööda sellest puust. Ma ei suuda nii täpselt sihtida seda puud, kuna ma ei suuda kaugust hinnata, kuna ma näen ainult ühe silmaga. Kuidas ma suudan tuvastada kaugust on see, kui ma ühe käega hoian puust kinni ja teise käega löön näiteks. Ma tean, kaugel see puu on, ma suudan niimoodi tuvastada väga lihtsalt. Väga raske on teile seletada, kui te ei tea, millest ma räägin, vaata, te ei tea seda elu, vaata nagu. Tõenäoliselt, kui see valmis saab, see onn, magala, mis iganes, siis millagil ma lükkan selle onni magala pikali ja panen sinna samma kohta tegelikult ikkagi korraliku palgist laua ja katusealuse, nagu telklates on ikkagi. Et see on ajutine asi, mida ma sinna ehitan. Osad inimesed räägivad, et sa tead, et mingi paari aasta pärast see puu sureb ära ja sellest ei saa mitte midagi. Jah, mind ei koti. Ajutine asi videode jaoks, midagi huvitavat, kunagi tuleb sinna asemele korralik nagu RMK türa, ma mõtlesin, et mul on otsas, aga kivi hoopis. Osad inimesed küsivad, et kas ma suvel plaanin seal ööbida, mille ma valmis ehitasin selle katuse alusel, kui see kunagi valmis saab. Jah, ikka. See ongi selle otstarve, et ma suvel saan vahest pulli pärast ossor roisku sügav auk. Jou, aga küsimused, vaata, ma eelmine video rääkisin ka, et kõik küsivad küsimusi. Küsige videode all. Siis on suurem tõenäosus, ma vastan. Kui keegi tahab, mõtleb, et äkki kas tema käest on küsitud, läheb vaatab YouTube kommentaare. Näe, ei ole keegi küsinud. Küsi siis. Koera ilm raisk, ma olen läbi märk ka juba. Käed, küünarnukid on märjad, ma tunnen natukene. Tooho, isa paneb landi ära või? Ai, puhastab lanti. Ma mõtlesin, et isal oli täpselt sama plaan, mis mulle, et paneb landi ära. Et nii sarnaselt mõtleme, aga mina panen küll landi siia ära praegu. Nüüd paneb landi ära. Tere ikka mõtleme samamoodi, kurat. Ta isegi ei vaadanud mind enne seda praegust hetke. Jah, nagu isa on nõnda poeg või? Mis iganes. No mitu kala said? Mul oli 5. Liiga suured lasin tagasi. Egas jah, ma ei tea, me oleme mingi 1,5 tundi püüdnud umbes või 2 umbes. Pialoon. Tooho, hoia, ma teen pilti. Rammus pialoon, hambad on igal sägedus. Mis kuradi loom see on? Türa, mis hambad need on? Mis osi see on? Kurat, kui see on alalõug, nagu ma ei hunt või karu või? Pigem on tegemist hundiga, vaata karul peaks nagu jämeda, paksem olema. Mul spetsialistid kohe varsti ütlevad. Kelle lõuaga tegu on, sõbrad? Kelle lõug? Hammas on küll päris metsiik. See on päris uhked hambad. Siin on ju nagu nina sõõrmed või? Oota, ma teen telefoniga pilti. Hobunes ei ole igatahes. Nina on ikkagi ju, need sõõrmed, asjad. Kuusepuu. No, tuli siia. No vaata, kurat, kus on alles kont alles jäetud. No kus on, mis sa pead närid, lialt on ju. Kurat, ma pean jälle ühe pildi tegema, näe. Rebane on hundi ära söönud. Rebane on hundi ära söönud või? Nature be crazy like that sometimes. Hüva nädalat teile. Olge tööl tugevad ja kõike head, ilusat. Minu ja mu isa poolt tšau tänaseks. Olge tublid. Sa võid ka tšau öelda. Tšau.